Täna tahaks rääkida sellisest asjast, et selle maailma vaim, kuidas ta meiega tegeleb ja kuidas ta meid nii-öelda petab, kuidas ta üritab kogu aeg saada mingisugust kohta meist endale, kus tal on õigus valitseda, kus tal on õigus kontrollida meid ja kuidas me sellest saaksime vabaks. Et ma alustan Johannese evangeeliumi 14. peatükist ja siin siis Jeesus ütleb sellise lause, mida paljud on väitnud, et ühes teises tõlkes on ta natuke teistmoodi. See on 30. salm ja siin siis Jeesus ütleb, et ma ei räägi enam palju teiega, sest selle maailma vürst tuleb ja ta ei saa minust midagi. Et nii-öelda piibli uurijad väidavad, et seda kohta võib ka tõlgendada nii, et selle maailma vürst tuleb ja ta ei leia kohta, mis kuuluks talle minus. Ütleme siis, võime sedapidi nagu tõlgendada. Mis tähendab seda, et me küll oleme usklikud, me oleme Kristuse omad, me oleme Jumala omad, aga piibel räägib meile sellistest tahkudest, kus mingil ühel või teisel põhjusel hingevaenlane saab õiguse kanda kinnitada meie ellu. Ja see annab talle õiguse mingeid valdkondi kontrollida, mingeid valdkondi hoida nii-öelda oma meelevalla all ja siis inimene võib-olla käib aastaid kirikus, käib osaduses, käib koos Jumalaga ja ta ei saa aru, miks üks või teine asi tema elus nagu ei muutu. Nii nagu tegelikult tema tahaks, et see muutuks. Ja selle kirjakohaga me näeme, et Jeesus sellel hetkel oli ju inimene maa peal, kui ta seda ütles, ja ta teadis, mis nii-öelda siis tema elu missioon on, mis temaga juhtuma hakkab ja ta ütleb siin, et selle maailma vürst tuleb, aga ta ei saa minust midagi. Ta ei leia minus ühtegi kohta, kus ta saaks tegelikult võtta minu üle meelevalla. Ja kui ma täna mõtlesin selle teema peale, siis praegu kirjutatakse väga palju ajalehtedes igasugustest kelmidest ja pättidest, kes pressivad inimestelt igasuguste valedega raha välja, eks ole, et kindlasti te kõik olete kuulnud seda, et seda on nagu igas mõttes nii palju praegu, et inimesed lähevad ka tihti õnge ja kaotavadki oma raha tegelikult. Aga kui me näeme, kuidas need pätid nagu tegutsevad, siis see skeem on ju hästi lihtne. Ta tuleb kõigepealt ja ta valetab. Tal on oma eesmärk sinuga, aga ta valetab midagi. Ta mängib kedagi teist või kuidagi susserdab ja lõpuks tema eesmärk on, et inimene jääks seda uskuma. Ja nüüd, kui inimene juba jääb teda uskuma, siis on palju lihtsam tegelikult välja petta temalt midagi. Välja petta midagi või varastada või röövida, eks ole. Sellepärast, et see inimene jäi teda uskuma. Need inimesed tavaliselt, kes uskuma ei jää, pääsevad üsna puhta nahaga. Nende käest ei ole võimalik varastada. Ja vaat see on selline hästi hea nagu võrdluspilt sellele ka, kuidas hingevaenlane oma relvi kasutab. Tema on kes, eks ole, tema on valetaja, varastaja, inimese tapja, eks ole. Tema tuli, et inimest hävitada, tappa ja kuidas ta seda väga tihti teeb. Üks asi on siis nii-öelda igasuguste erinevate valede kaudu. Ja nüüd ma tahtsingi natukene vaadata mõned sellised punktid, kuidas ka meie elus võiksid saada need asjad tihtipeale siis paljastatud. Et võtame kõigepealt prohvet Jesaja raamatu 36. peatüki ja ma loen siit mõned nii-öelda katked, mõned salmid, ma ei loe tervet peatükki ette. Siin on räägitud siis, selles samas kirjakohas räägib ka siis kuningate raamat ja me võime seal samamoodi lugeda sellest, aga kuningas Hiskja oli üks huvitav mees ja me väga teame kõik seda, et tal oli see haigus ja siis ta palus ja sai 15 aastat juurde ja me ei hakka praegu sellest rääkima. Aga enne seda, kui ta haigeks jäi ja uuesti terveks sai ja elu pikendus sai, juhtus ka üks väga huvitav situatsioon tema elus. Ja see oli see, et kõigepealt ta viis rahva meeleparandusele. Ühele puhastusele, kus tõesti igasugused ohvrikünkad ja nii-öelda ebajumala teenistus hävitati. Et enne seda, kui sai tulla tegelikult
Jumala võita, oli vaja meelt parandada. Et seesama asi just, mis ma ette lugesin, et ei oleks kuskil ühtegi kohta, kus vaenlane saaks nagu õiguse sinu elus kinni hakata. Saate aru, ta saab nagu õiguse selle läbi, kui sina mingis asjas seda lubad või loovutad meelevalla. Kõige parem näide on Eden ja Aed, eks ole. Kõik oli perfektselt olemas, aga valetamise kaudu õnnestus ikka hinge vaenlasel nii-öelda kiil sisse ajada ja tekitada inimestes siis usaldamatus Jumala vastu. Usaldamatus ja selle tagajärg oli siis nii-öelda pattu langemine, aga see sai alguse millest? Valetamisest. Ja nüüd kuningas Hiskial oli siis selline asi, et ta oli siin meelt parandanud ja puhastanud nii-öelda igasugustest ebajumalatest maad ja rahvast ja nüüd järsku tuli siis Assuuri kuningas ja tahtis minna ja vallutada siis kõik linnad ja kõik, mis siis seal oli. Ja nüüd vaatame, kuidas ta kõigepealt läheneb. Ta oli kindlasti võimsam, kui me räägime Hiskiast ja nüüd vaadake, kuidas ta läheneb nii-öelda siis sellele oma vallutusplaaniga siis sellele Hiskiale. 7. salmis ma siis ütleksin, loeksin. Niimoodi siis ütleb see vaenlane, nii-öelda hingevaenlane, ehk siis Assuuri kuningas. Või kui sa mulle ütled, meie loodame Jehoova oma Jumala peale, kas pole siis mitte tema see, kelle ohvrikünkad ja altarid Hiskja kõrvaldas, üteldes Juudale ja Jeruusalemmale, selle altari ees vaid peate kummardama. Ja ma loen edasi uuesti 14. Ja nõnda ütleb kuningas, ärge laske, nii-öelda siis vastase kuningas, ärge laske endid Hiskjast petta, sest tema ei suuda teid päästa. Ärgu pangu Hiskja teid lootma Jehoova peale, üteldes Jehoova päästab meid kindlasti. Ja seda linna ei anta Assuuri kuninga kätte. Ärge kuulake Hiskjat, sest Assuuri kuningas ütleb nõnda, tehke minuga alistusleping ja tulge välja mu juurde. Siis võite süüa iga mees oma viinapuust ja iga mees oma viigipuust ja juua iga mees oma kaevust vette. Kuni ma tulen ja viin teid maale, mis on teie maa sarnane, vilja ja viinamaa, leiva ja viinamägede maa. Muidu ässitab teid Hiskja ja ütleb, Jehoova päästab meid. Kas on muude rahvaste jumalast mõni päästnud oma maa Assuuri kuninga käest? Kus on Hamati ja Arpadi jumalad? Kus on Sefarvaimi jumalad? Kas need päästsid Samaaria minu käest? Kes kõigist nende maade jumalast on päästnud oma maa minu käest, et Jehoova peaks päästma Jeruusalemma minu käest? Ehk siis, kui te viitsisite kuulata, siis me näeme, kuidas vaenlane, kes soovib siis vallutada ka Jeruusalemma, läkitab rahvale tegelikult sõnumi ja see sõnumi tuum on mis asi? Hirm, hirmutamine ja usaldamatuse tekitamine Jumala suhtes ehk siis uskmatuse tekitamine. Ta tuleb nagu väga kavalasti ja ütleb, et mida teie nagu arvate, et Hiskja tegelikult ütles, et Jehoova päästab, eks ju. Tema uskus, et me peame Jumala peale nii-öelda, ta ei olnud veel seda öelnud, aga tema pani lootuse Jumala peale, et Jumal annab neile võidu ja ei lase nii-öelda Jeruusalemma vallutada. Ja nüüd tuleb siis see, kes on palju võimsam teda ja ütleb, et kes sa selline üldse oled, et sa loodad Jumala peale. Vaata olukordi väljaspool. Mitte midagi ei ole uut siin päikese all, see on täpselt tänapäeval sama asi. Olukorrad käivad üle pea. Selle maailma vaim sosistab uksest ja aknast sisse öeldes, et sa ei saa hakkama. Ära looda Jumala peale, parem hakka ise tegutsema või mine mingisugusele kompromissile. Tegelikult ta ju pakub kompromissi, ütleb, on ju, tee minuga alistusleping. Kui te olete varem ka kuulanud, kui ma sellest räägin, siis te näete, et kuradil ei ole mitte midagi originaalset. Ta kogu aeg läheneb inimesele täpselt samamoodi. Ta tuleb ja valetab, ta hirmutab ja ta proovib Jumalat pisendada, Jumalat pilgata, Jumalat mõnitada, öeldes, et kuule, mis sa loodad Jumala peale. Jumal ei saa sinu selles asjas hakkama, see on liiga suur asi. Sellepärast, et ükski teine pole saanud jagu. Ei Samaaria ega teised riigid, keda ta juba oli vallutanud, ei saanud oma Jumalaga vastu panna. Kuidas peaksid sina saama?
Kas tuleb kellelegi tuttav ette selline mõtteviis, et sa vaatad kõiki neid olukordi ja mõtled, et aga naabrinaisel ei toiminud ja temal ka ei toiminud. Noh, nagu kunagi siin üks piibliõpetaja ütles, et tädi Maali uskus ka, aga suri ära. Noh, et see on nagu hästi selline nii-öelda julgustav meie jaoks. Aga kui sa vaatad piiblit, kui sa uurid sõna läbi lõikes samade asjadega, siis sa näed, et vaenlase strateegia on kogu aeg üks ja sama. Ta tuleb ja valetab, ta saab su konksu otsa kuidagi, väike kahtlus ja uss juba tekib sinu sees ja siis, kui see juba tekib, sealt on edasi hea minna juba. Siis saab juba tulla igasugused kompromissid ja igasugused valede otsused ja terve rida valesid otsuseid. Ja sellepärast ma lugesin selle kirjakoha teile ette, et näidata, mismoodi ta siis ja mismoodi ta praegu ja mismoodi ta Vanas ja Uues Testamendis Eedeni aias saadik kasutab ühte ja sama asja, aga inimene läheb ikka lõksu. Inimene jääb ikka uskuma ja inimene läheb lõksu. Miks ta läheb lõksu? Sellepärast, et ta on neelanud alla kuskil vaenlase vale ja see on hakanud kandma tema sees vilja. Nii nagu Jumala sõna kohta öeldakse, eks ole, Jumal ise ütleb, on ju, et tema sõna ei tule tühjalt tagasi. Kui tema ütleb oma sõna, siis see täidab oma eesmärgi. See, milleks ta on välja läkitatud ja tema ei tule tühjalt tagasi. Jumal ise ütles seda oma sõna kohta. See on üks seeme, mis sinu sisse istutatakse ja see hakkab ühel päeval kandma vilja. See ei hakka samal päeval vilja kandma. Ta peab kasvama, ta peab saama kastetud ja ta hakkab nii-öelda kandma vilja. Täpselt samamoodi on vaenlase seemnega. Kui tema istutab sinu sisse oma umbrohu seemneid ja istutab neid piisavalt palju, siis ühel päeval, kui nemad kasvavad suureks, su sees on tekkinud uskmatus. Uskmatus, leigus, kahtlused, hirm. Kas ma saan hakkama, äkki ma ei saa hakkama, äkki ma peaks ikka teistmoodi, äkki ma peaks teistmoodi tegema ja niimoodi see läheb. Nii et asi, mille peale ma tahaksin siis nüüd uuesti, mul meeldib väga see kirjakoht lugeda, miks ma nii-öelda selle uuesti ette loen, kohe saate aru. See on Jeremiia 31 ja 34. Ma olen sellest varem ka rääkinud, aga ma ei väsi seda kordamast, et uue lepingu kohta käiv profeteering, mis on üks peamine tuum üldse, mis eristab vanast lepingust, on mis asi? Ta ütleb, siis üks ei õpeta enam teist ega vend venda üteldes tunne Jehoovat, sest nad kõik tunnevad mind nii hästi pisukesed kui suured, ütleb Jehova, sest ma annan andeks nende süü ega tuleta enam meelde nende pattusid. Püha vaim on Jehova tundmise vaim. Olete nõus sellega? Ja uue lepingu kõige suurem tuum on see, et meil on antud privileeg tunda issandat. Tunda issandat, olla täis püha vaimu ja käia tema teedel püha vaimu juhtimisel. See on üks kõige suurem privileeg, mida väga tihtipeale natukene tahetakse ära unustada. Miks ma rääkisin sellest Hiskiast? Sellepärast, et hingevaalne tuleb, nagu me rääkisime, valetamise ja hirmutamise kaudu, aga ta tuleb ka teistmoodi. Ja ta tuleb tegelikult nii, et me ei mõistagi, et me oleme parima asendanud heaga. Me oleme parima asendanud heaga, mis tähendab seda, et kui ta ei saa tulla uskmatuse, usalduse kaotuse ja valetamisega kanda kinnitama sinu ellu, siis ta proovib tulla niimoodi, et ta tõmbab selle fookuse selle issanda tundmise pealt, mis on kõige algus, ära ja panna sind tegema välised asju, millel on ilusad nii-öelda kristlikud sildid. Mis iganes teod need on, et sa, me oleme sellest ka varem rääkinud, aga ma kordan selle üle, et sa hingeliselt saaksid rahuldatud oma kristlikus tegevuses, mis need iganes on, ja ei jõuaks selle tuumani, mis on issanda tundmise vaima, mis on see, et tunne oma issandat ja käi tema teedel. Sa ei tunnegi teda, kui sa käid väliselt ja rahuldud nendest välistest asjadest. Ja nüüd, mismoodi me näiteks näeme piiblis, kuidas see muutus inimeses nagu tekib. Kui sa
käid nii-öelda, elad seda, me siin paar korda tagasi rääkisime ka nagu hingelisest kristlusest ja sellest, milline tohutu aseaine või selline asendus on ta tegelikult sellele päris asjale ja võib ta nii ära petta nii inimese enda kui ka teised tema ümber, kuna sa oled rahuldatud hingelisest välisest nii-öelda kristlusest. Ja üks selline asi on, et Jeesus ütles, et või tähendab, me näeme Uues Testamendis väga korduvalt seda, et mina pean kahanema ja tema peab minu sees kasvama. Nüüd, nii kaua, kui meie hing domineerib, tahab see mina domineerida ka koos sellega ja tahab valitseda ja tegelikult kogu maailm käib meie ümber. On nii? Me ei saa, me ei võib-olla ei ütle, et see niimoodi on, aga tegelikult see maailm käib meie ümber. Ehk siis sa oled hea, helde, armastav teatud piirini, nii kaua, kui see on sulle sobiv. Siis, kui sina oled ise positsioonil. Kui midagi juhtub, mis tegelikult kõvasti sulle kuskile jala peale astub või midagi ärritab sinu sees, siis tuleb esile tegelikult see, mis su sees on. Kui me räägime vaimus käimisest ja sellest, et issanda tundmise vaim on minu sees ja mina pean kahanema ja tema peab kasvama ja me vaatame ka näiteid piiblist, siis me näeme, et tuli väga suur muutus ja see väike mikromaailm sai purustatud ja inimene hakkas nägema tegelikult suurt pilti. Ta hakkas nägema seda, et tema on üks osakene ihust ja teised on samasugused ihuliikmed, kes ei ole võib-olla alati täiuslikud, kes võib-olla eksivad, kes teevad igasuguseid asju, mis meile ei meeldi, aga sa näed, et Jumal suri tema eest ka. Ja esimene näide, mis ma tahan tuua, ongi Stefanuse näide. Et ma kunagi väga ammu rääkisin sellest, et mind on ka kividega loobitud vastu pead, nii nagu Stefanust. Lihtsalt vahel selles, et mina olin esimese klassi õpilane, kes tuli kassipoegadega mööda tänavat ja suured poisid arvasid, et võiks mind kividega loopima hakata, et minul ei olnud nagu märtri staatust, et ma sellepärast kannatasin, et märter olla, eks ole. Ja nad loopisid mind kividega ja ma sain väga haiget ja nad loopisid vastu pead mind kividega niimoodi, et mul läks vahepeal silmade eest mustaks ja mul ei tulnudki pilt tagasi mitu minutit. Ma arvasin, et ma jään pimedaks. Ja seisin lihtsalt mingite kodutute kassipoegadega keset tänavat ja olin selle kivirahe all, ma ei näinud isegi kuhu minna. Ma olin praktiliselt pime, õnneks nägemine mul taastus. Ma ütlen teile seda, et see kohutavalt valus. See kohutavalt valus on kividega vastu pead saada. See on nii valus, et sa ei kujuta ette, kui valus on. Ja nüüd me näeme, et Stefanus, kes sureb märtrina, samal ajal, kui ta saab kividega vastu pead, palvetab nende inimeste ees, kes ta loobivad. See ei ole võimalik hingeliselt, mitte kunagi. See on võimalik ainult siis, kui püha vaim on sind täitnud ja sa oled aru saanud, et uue lepingu tähis on issanda tundmise vaim sinu sees. Et sinu sees on see, kes on suurem kui see, kes on maailmas ja tema vaimuga täitumine, mida rohkem tema kasvab sinu sees ja sina kahaned, tuleb esile see, et sa ei näe ainult oma nina ette enam, vaid sa näed terviklikku pilti. Mida Stefanus võis mõelda? Me täpselt ei tea, aga me teame, et ta palvetas. Ja ta palus nende inimeste pärast, kes teda loopisid samal hetkel. Miks ta palus? Ta ütles, et nad ei tea, mis nad teevad. Aga kust ta võttis seda? Kuule, iga inimene, kes tuleb, loobib sulle kiviga vastu pead, no kuidas ta ei tea, mis ta teeb siis? No? Selles mõttes, et võtan kivi ja viskan ja kuidas ma ei tea, mis ma siis teen, ega ma süüdimatu ei ole. Aga ta nägi seda sügavamat tuuma. Ta nägi, et kurat on neid inimesi petnud, üles ässitanud, vihkama pannud, täitnud oma vihkamisega, aga Kristus on surnud ka nende inimeste eest. Ja et sa seda pilti hakkad nägema, et sa suudad ka oma vaenlaste eest palvetada, et sa suudad ka oma vaenlaste pärast öelda, issand, nad ei tea, mis nad teevad, ma seisan müüriprakuga selle inimese ees, kes mulle halvasti käitus. See on hoopis teistsugune tasand ja ma ütlen sulle, see ei tule mitte kunagi hingeliselt. Ja sellepärast on nii palju tülisid ja riidusi igal pool, solvumisi, kadedust, mida iganes, sellepärast, et meie liha ei lepi mitte kunagi sellega, et keegi sulle vastu pead viskab. On nii? Mehed, öelge vähemalt aamen, nii palju kui teil siin on.
enamus inimesi paneks vastu, kui nad saavad. See on väga valus ja kui keegi tuleb sulle kallale, no kaua sa seisad siis nagu nui seal, eks ole. Aga see on see maailm, see on tavaline asi, mida meie kõik teeksime, mina ei teeks muidugi iialgi seda, eks ole. Aga ma mõtlen, noh, mingid mehed ja suured poisid, nemad teeksid selliseid asju, eks ole. Saab kaikaga, annab vastu. Aga sa ei saa mitte kunagi palvetada oma vaenlase eest, eriti kui ta teeb sulle nii haiget, et sa sured sellesse. Stefanos suri sellesse, on nii? Ta ütles küll, issand, võta minu vaim vastu ja issand võttiski ta vaimu vastu, eks ole, aga ta suri sellesse. Ta loobiti kividega surnuks ja ta samal ajal palvetas nende ees, kes teda loopisid. Ja vaat meie ei pea nüüd jõudma sinna tasemeni välja, eks ole, et meid keegi kividega hakkaks loopima, aga ma räägin sellest, et kui sa lased Jumalal kõik need valdkonnad paljastada, kus, nagu ma esimeses kirjakohas lugesin, kus vaenlane on saanud kanda, kinnitada mingi vale, süüdistuse, kadeduse, andeks andmatuse, mis iganes asjaga. Jumal ise paljastab, kui sa lubad, kui sa ei luba, ta ei tee. Aga kui sa lubad, siis ta paljastab need sinu elus ja sa saad vabaks. Sa saad vabaks ja ühel päeval võid sina öelda, vaenlane ei leia enam kohta minus. Ta võib tulla ja ärbelda ja karjuda nii palju, kui ta tahab minu ümber, aga ta ei leia minust kohta, sellepärast, et mina olen täis püha vaimu ja ma ei anna maad kuradele. Ja ma ei lase tal kontrollida valdkondi minu elus hirmu läbi, igasuguste valede läbi ja kõige muu läbi, eks ole. Aga sinna me ei jõua mitte kunagi hingeliselt. Me ei jõua mitte kunagi hingeliselt, me jõuame sinna ainult siis, kui me saame aru, et me tegelikult peame otsustama andma talle loa meid muuta, meid täita. Kui sa ei anna luba, ta ei tee seda. Mulle kunagi ütles, ma usun, et issand, ütles, et nojah, see käib nüüd minu kohta ka muidugi, ütles, et ma ei vabasta sind isegi mitte kohvist, kui sa ei luba. Ma ei ole siiamaani vabastanud ka, sest ma pole lubanud. Ausalt öeldes, kas kohvi saab, on ju, kõik teavad seda, eks ole. Mulle meeldib kohvi juua, mulle meeldib teed juua, vahet ei ole, mida sa jood, eks ole. Aga küsimus on selles, et ka kõige väiksemast asjast, kui sa tahad vabaks saada, ta ei tee sind vabaks, kui sa ei anna luba talle. Ta niivõrd austab sinu vaba tahet. Ta niivõrd, ta on ise see loonud sellisena ja ta ei tee sind mitte kunagi vabaks. Nii et selles mõttes oli siis esimene asi see, et vaenlane saab valega kanda kinnitada ja kui sa saad need paljastatud oma elus, kui tema paljastab, kui sa lubad tal paljastada enda elus, siis ühel hetkel hakkab tema kuju võtma sinus maad ja sinu kuju hakkab kahanema. See on see, kuhu me peame jõudma ja kui sina ei ole enam maailma keskpunkt, kõik elu ei käi ainult ümber sinu enam, eks ole, siis sellest hetkest hakkad sa nägema suurt pilti, sellepärast et tema riik võtab kuju sinu sees. Tema tundmise vaim võtab kuju sinu sees ja sa hakkad nägema hoopis teistmoodi. Sa hakkad nägema ka seda, et Kristus suri sinu vaenlase eest. Kristus suri ka selle inimese eest, kes sinule halba soovib. Ta on maksnud hinnaga selle inimese eest ja ta on öelnud palveta nende inimeste eest, eks ole. Aga ma ütlen, kui sa seda teed, see on jälle üks uks, mille sa kinni paned, kus vaenlane sisse ei saa, kus ta ei saa enam kanda kinnitada, sellepärast, et sa oled selle valdkonna andnud Jumalale. Sa oled andnud selle valdkonna Jumalale ja Jumal saab selle läbi nii-öelda teha asju. Ja ma tahtsin ka siis lugeda ette, mis ka on näide, et üks oli see Stefanuse näide, et palvetada siis vaenlaste eest, aga siin on ka väga palju toonitatud erinevates kohtades, mida ma ei väsi ka kordamast, on just nimelt venna armastusest, mida on üsna vähe tegelikult võib-olla esile tõstetud, kuid piibel ütleb midagi väga karmi selle kohta, see on siis esimese Johannese kiri ja loeme siis 3. peatükist ja kõigepealt ma võtaksin siis 10. või 9. salmist alates. Ükski, kes on Jumalast sündinud, ei tee pattu, sest tema seeme püsib temas ja ta ei või pattu teha, seepärast, et ta on Jumalast sündinud. Sellest ilmneb, kummad on Jumala lapsed ja kummad kuradi lapsed. Ükski, kes ei tee õigust, ei ole Jumalast, ega see, kes ei armasta oma venda. Huvitav, eks ole, ta nagu paneb selle võrdusmärgi siia vahel justkui, eks ole.
et kes ei tee õigust, ja kes ei armasta oma venda, nagu erinevad asjad tegelikult tunduvad, eks ole. Aga ta toob need nagu esile väga selgelt ja nüüd ma loen 13. salmist edasi. Sest vaadake, te mäletate seda kindlasti, ma ei väsi seda kordamast, et see ainuke kord, kus Jeesus on unes mulle ilmunud füüsilisel kujul, oli nendest 2 asjast see üks, mida ta mulle ütles, et teie evangeelium on tühine, kui teil puudub armastus isekeskis. Teil ei ole mõtet minna kuulutada ja rääkida, et me käime siin ja seal ja nii tore on olla, kui tegelikult see ei tule esile. Kui venna armastus ei tule tegelikult esile. Ja see on see, mida Jeesus ütles väga tõsiselt. Tema pidas seda nii oluliseks ja sellepärast ma loen selle kirja kohe uuesti ette, et see on kindlasti üks koht, kus saab vaenlane kanda kinnitada, eks ole, mis peab tegelikult meie elus saama korduvalt üle antud. 13. salm. Ärge pange imeks, vennad, kui maailm teid vihkab. Me teame, et oleme tulnud surmast elusse, sest me armastame vendi. Kes venda ei armasta, see jääb surmasse. Igaüks, kes vihkab oma venda, on inimese tapja, päris õudne, eks ole. Aga ta räägib vennast, on ju. Samas lohutav on see, et ta räägib vaenlasest. Vaenlast võib tappa räägitud, on ju. Okei. Ei, see on küsimus lihtsalt. Et selles mõttes ta räägib vennast konkreetselt, on ju. Ta ütleb, et igaüks, kes, ta räägib vaenlasest, on ju. Kes venda ei armasta, see jääb surmasse. Igaüks, kes vihkab oma venda, on inimese tapja. Ja te teate, et ühelgi inimese tapjal ei ole igavest elu, mis temasse jääks. Sellest me oleme ära tundnud Jumala armastuse, et tema oma elu on jätnud meie eest. Ja meiegi peame jätma elu vendade eest. Kui nüüd kellelgi on selle maailma vara ja ta näeb oma venna puuduses olevat ja suleb oma südame tema eest, kuidas saab Jumala armastus jääda temasse? Ma loen siit edasi ka, aga ma teen siin korra pausi. See on tegelikult, ta räägib küll maailma varast, aga põhimõtteliselt mina läheksin siin selle kirja kohaga veel sügavamale. Et küsimus ei ole ju varas, ka maailma inimesed annetavad kassidele ja koertele ja nende varjupaikadele ja igasuguseid toredaid annetusi teevad igal pool, eks ole, et nendel on samamoodi, kui on vara, siis ka jagavad seda välja ja heategevuseks ju. Maailmas on see väga populaarne, et selleks sa ei pea ju kristlane olema, et tegelikult annetada või toetada, on ju. Aga tema räägib palju sügavamast asjast, mille nimetus on jällegi armastus. Et kui püha vaimu armastus on sinu sees, siis sa hakkad inimesi, tähendab, ütleme, ma ütlen vastupidi, kui püha vaim täidab sind ja täidab sind ja täidab sind, siis üks tunnustest on armastus, mis sul tuleb inimeste vastu ja Jumala vastu, eks ole. See on armastus ja nüüd see kirja kohta viitab samamoodi, et eelmine oli siis Stefanos, kes kannatas nii-öelda piinajate käes, kes seda reaalselt tapsid ja tema oli võimeline palvetama nende ees, kes teda tapsid samaaegselt pühas vaimus, sest püha vaimu armastus oli tugevam tema sees kui see kivirahe, mis temale ihu vastu tuli ja mis teda tappis. Mina ei kujuta ette ausalt öeldes, et lihalikult inimene suudaks üldse andestada ja palvetada kellelegi, kes niimoodi haiget talle teeb. See võib olla ju ülekantud tähenduses, aga see võib olla ka füüsilises tähenduses, eks ole. Et kui sa ikka sellist kolakat saad nagu kivirahe vastu pead, ma ei kujuta ette, et inimlikult keegi suudaks andestada ja palvetada ja õnnistada neid inimesi samaaegselt, on ju. Et meil on kõigil ihu nagu oma lähedal ja me tunneme valu ja samamoodi võib hingeliselt keegi nii haiget sulle teha, et sa ei suudagi talle nagu andestada ilma Jumalat, eks ole. Nii et selles mõttes Stefanuse näide, aga nüüd on teine näide. Miks ta räägib nagu selle maailma varast? Sellepärast, et inimesed on selle maailma vara käes kinni. Nende süda on kinni, eks ole. Rahal on väga hea, selline huvitav komme kleepuda inimese südame külge, on ju. Et natuke midagi on, siis tunneb, et see on nagu sinu oma ja sa ei tahaks seda nagu ära anda, eks ole. Aga nüüd ta räägib armastusest. Et kui sa näed, et kellelgi on puudus käes ja sind ei huvita, siis kuidas see armastus saab jääda sinu sisse, sest see on ka armastuse tegu, kui sa annad tükikese leiba kellelegi, kui sul on seda anda ja tal ei ole tegelikult, on ju. See on armastuse tegu täpselt samamoodi ja tavaliselt inimesed seda ei tee. Kui eriti võib-olla mõnele inimesele, kes võib-olla neile ei meeldi või nii. Ja ma olen seda näidet vist varem ka toonud, aga ma kunagi 90ndate lõpus hoolitsesin Iraagi pagulaste eest.
ja nad olid väga suures puuduses, sest Eesti Vabariik ei olnud valmis hoolitsema tegelikult pagulaste eest, kuna me juba siis arvasime, et keegi ei taha ilmselt siia pagulaseks tulla, eks ole. Ja need inimesed jäid seal lõksu kuidagi ja riik ei olnud üldse valmis, ei olnud seadust, mis lubaks üldse kuidagimoodi neid aidata. Ja siis riik ise pöördus koguduse poole, et kas kogudus saaks nii kaua võtta hoolt nende inimeste eest, kui nad mingid seadused või asjad paika panevad, mis annaks õiguse siis neil nagu toetada. Ja antigi koguduse kätte ja kuidagi sattus see nagu, et mina sattusin sinna eesotsa siis, kes seda tööd siis juhtis nagu mõned aastad ja meil ei olnud mitte mingit, kogudus ei andnud meile mingit raha, et neile süüa viia, aga nendel inimestel ei olnud üldse süüa. Seal oli ka 2 alaealist last, mõned pensionärid ja siis ütleme, keskeas inimesed ja nad olid täiesti näljas praktiliselt selles kohas, kus nad olid. Ja me panime ise omad rahad kokku, mis meil natuke olid, et viia siis nii-öelda, meil oli 4-5 inimest, kes siis seal kambas käisid meil hoolitsemas nende eest ja ostsime oma raha eest lihtsalt süüa 21 inimesele. Ja nüüd ma räägin seda praegu kiitlemise mõttes, ma räägin seda just nimelt selles suhtes, milline inimsüda on. Ja nüüd oli mul üks väike summa raha ja me pidime jälle minema neid vaatama ja ma läksin poodi ja ladusin siis korvi täis suuri selliseid, kuidas seda vanasti nimetati, posla-masla-kringliteks, mis ei olnud mitte võiga tehtud, aga olid sellised hästi odavad ja selline õlimaitse käis üle. Ma ei tea, praegu vist enam ei müüda selliseid asju kuskil, aga sellised odavad suured kringlid, nad olid suured, palju sai süüa, hästi odavad olid. Ja ma ladusin siis nii-öelda selle korvi neid täis ja läksin järjekorda ja olin õnnelik, et ma sain nii väikse raha eest palju kringleid osta siis ja siis järsku Jumala vaim küsib mu käest, et kas ise ka neid sööksid. Siis ma mõtlesin, see hea küsimus, aga vaata, Jumalale ei saa valetada ka, ta nagu uni näeb su südant. Ja ma ütlesin, et ei sööks. Võtaks suu sissegi, võib-olla tõesti, kui ma oleks nälga surema, siis me võime ükskõik mida süüa, eks ole, aga ma ei räägi sellest, et kui me nälga suremas oleme, on ju. Ma ütlesin, et ausalt öeldes mina ei sööks, aga mul ei ole nii palju raha, et osta nagu seda, mida mina sööks 21 inimesele. Ma olin ka üksik ema 2 alaealise lapsega sellel ajal, eks ole, ja käisin mitme kohaga tööle. Ja ma ütlesin, et mine osta seda, mida sina ise sööksid. Ja ma viisin kõik need posla-masla saiad tagasi sinna ja valisin siis, mis oli, ma ei tea, 4-5 korda kallimad, eks ole, mingisugused ilusad tuhksuhkruga ja rosinatega mingid asjad, mida ma siis ise sööks. Ja siis mõtlesin, et ostsin ära need siis ja viisin ja kõik sõid 2 suupoolega. Aga jällegi selline väike asi justkui, aga Jumal toob selle läbi esile, mis su südames on. Et kas sa annad näljasele sedasama, mida sa ise sööd? Kas sa ostad teisele sedasama, mis sa ise sööd? Ja küll ühel inimesel on kerge osta, aga katsu sa 21 inimesele osta, eks ole. Ja jällegi Jumal nagu korrigeeris mind. Ja ma ütlen, et ma olen väga tänulik selle eest, et ta on kuulanud minu ühte palvet, mida ma kunagi palvetasin tohutult hommikust õhtuni. Et puhasta mind kui oksa, et ma kannaksin rohkem vilja sulle. Ma sain ühel hetkel aru, et kui ta ütleb, et tuleb vilja oksa puhastada, et ta vilja kannaks, siis see puhastamine pole kunagi meeldiv. See ei pruugi olla hea ja lihtne, see võib olla valus, see võib olla midagi, mida sa ei taha ära anda oma elust. Aga see toob esile ühe vilja ühel hetkel. Ja ma sain aru, et see üks situatsioon, mis ma siis praegu rääkisin nendest pagulastest, oli üks selline koht, kus Jumal oma armastuses näitas mulle tegelikult, mis minu südames oli, et ma ikkagi arvasin, et kuna nemad on pagulased, siis nad võiksid süüa ju kehvemat toitu ometigi. On nii, eks ole? Mitte seda toitu, mida mina tahan süüa. Aga ei, me pärast olime lausa siin ühe sugulase hoovi peal, tegime šašlõkki ja pidasime pidu kogu selle 21 iraaklasega ja sõime kõik ühiselt seda, mida mina tahtsin ja teised õed-vennad ka tahtsid, nii et enam ei olnud mingit vahet. Ja nad ei olnud enamus kristlasi, üks vist oli või paar tükki. Üks oli endine Saddam Husseini ohvitser, moslem, kurd ja vana mees juba,
aga ta käitus ikka nagu Saddam Husseini ohvitser kogu see aeg, mis me tema eest hoolitsesime. Ja kõik need asjad, mismoodi me siis neid teenisime ennast salgavalt ja kandis vilja sellega, et kui ühel hetkel nad said loa minna Inglismaale edasi ja läksid ära Eestimaalt, siis tuli minule palgapäev. Ei, mitte rahatšekk. Sellest võime ainult unistada mõnikord. Tuli postkaart Jeesuse lapse sünnist jõuludeks. Ja kui sulle moslem, endine Saddam Husseini ohvitser kirjutab, et Jumala laps on sündinud, meie lunastaja, siis on sinu palgapäev käes. Jah, sest moslemid ei saada selliseid postkaarte inimestele. Nad ei saada üldse kristlastele postkaarte. Aga need mõned aastad, 2 või 3 aastat, ma täpselt enam ei mäleta, mis me tiimiga nende ees hoolitsesime, käisime, kuulutasime. Ja ta ei öelnud mitte kunagi ühtegi sõna, kui ta siin oli. Aga see, et ta saatis sellise kaardi ja ta saatis 10 aastat järjest, kogu aeg saatis mulle selliseid kaarte Jeesuse sünnist ja Jeesus on issand ja Jeesus kogu aeg. Ja lennujaamas, kui me need ära saatsime, siis ta naine ütles, et palvetage ikka meie eest, et me oleme näinud, et teie Jumal kuuleb teid. Ja nemad küll keerutasid oma palvehelmeid, aga ta ütles, et aga teie Jumal kuuleb, sest Jumal tervendas ka tema jala, mis oli põletikuna ja väga halvas olukorras. Need polnud ka arstiabi ette nähtud, kiirabi ikka oleks tulnud, aga Jumal tervendas jala, et see jalg hakkas liikuma ja tervenes väga kiiresti. Me palvetasime. Ma ei teadnud midagi, kuidas moslemitega käituda. Mul polnud mingit koolitust saanud, et isegi pea peab olema kaetud. Ma läksin nendele jutlustama, naised ei tohi üldse jutlustega rääkida. Mina ei teadnud õnneks seda. Mina läksin julgelt, kuulutasin, kuidas ma Jeesusega kohtusin ja kuidas Jeesus on ainuke tee tõde elu isa juurde. Ja siis vahepeal tuli üks vanem missionär, mitte eestlane, minu juurde ja pani mulle rätiku pähe ja sidus lõuad kinni. Ütles, et nad ei kuule sind, kui sul rätikud peas ei ole. Nad nagunii ei taha sind kuulda, aga vähemalt pane rätik pähe. Et siis nad natukõnegi kuulavad, mis sa räägid. Siis ma seisin, kui rätik oli peas ja kuulutasin kahju, et keegi pilti ei teinud. Said ka seal, eks ju. Üks tunnistan ka, kes teab, oli ka minuga kaasas siis. Nii et selles mõttes nagu rääkides siis Jumala armastusest ja venna armastusest, on see nagu ainult püha vaimu töö, et sa hakkad nägema teist inimest sellisena, kelle eest on Jeesus surnud ja hinna maksnud. Sa ei näe seda oma hingeliste silmadega, sest hingeliste silmadega lähevad sulle korda ainult need inimesed, kes on sulle kallid. Sinu oma pere, sinu oma lapsed, sõbrannad, tuttavad, võib-olla heal juhul mõni töökaaslane ka, eks ole, kui hästi läheb. Et selles mõttes see, kes sulle muidu on kallis, on see, keda sa hingeliselt armastad ja võib-olla oled ka valmis surema kellegi eest. Aga kui tuleb töökaaslane ja võtab suure kivi ja paneb sulle vastu pead, siis on armastus läbi. On nii? Siis ei ole mingit juttu enam sellest, et Jumal õnnista sind ja ei võtta paremat kringlid minu käest, eks ole, ei ole seda juttu enam. Ainult püha vaimu valatud armastus meie sees on see, mis saab jagada, nii et Jumal saab jagada oma südant sinuga teise inimese suhtes. Et isegi kui see inimene sulle ei meeldi, siis sa koged, kuidas Jumal teda näeb. Sa koged, kuidas Jumal teda armastab, sa koged, mis on Jumala plaan tema suhtes. Ja võt see on see, kuhu me peame jõudma, et me saaksime kuulutada evangeeliumi siiralt. Mitte lihtsalt, et peab, vaid sul tuleb see iseenesest seest välja. Minu abikaasa ütles, kui ta esimest korda tugevalt siin eelmise aasta aprillis püha vaimu täis sai. Esimene asi, mida tema koges pärast seda, kui Jumal teda külastas väga võrratul viisile, oli see, et ta tundis nende inimeste suhtes armastust, keda ta ei tundnud seal ümbruskonnas. Nii et ta hakkas palvetama, üks palvevaim tuli tema üle. Ta hakkas palvetama nende inimeste eest ja mitte lihtsalt, et issand õnnista neid ka ja kass ja koer ja kõik, mis neil on, vaid see oli karje, et nad tuleks Jumala juurde, et nad tuleks issanda tundmise juurde, et nad tuleks päästmisele. Sa ei saa seda teha lihtsalt hingeliselt. Ma tean, et seda tehakse, et peab ju palvetama. Aga kui sa karjud tegelikult issandat appi ühe konkreetse rahva pärast või kes su ümber on, siis see on ainult püha vaimu töö. Ma ütlen, sa ei saa seda inimlikult teha. Püha vaim teab täpselt, mida kellegile vaja on.
aga kui meil ei ole armastust, siis see inimene tunneb täpselt ära selle, et sa oled silmakirjalik. Sa oled armastusväärne kuhugi maani, kui Jumala armastust ei ole sinu sees. Sa oled kuhugi maani. Aga kui tema täidab sind oma armastuse ja rahuga, siis on selline asi, mis ma nüüd edasi loen. Lapsukesed, ärgem armastagem sõna ega keelega, vaid teoga ja tõega. Sellest me tunneme, et oleme tõe sees ja võime vaigistada tema ees oma südant. Et kui meie süda meid hukka mõistab, meid hukka mõistab, Jumal on suurem kui meie süda ja teab kõik. Armsad, kui meie süda meid hukka ei mõista, on meil julgus Jumala ees ja mida me iganes palume, seda me saame temalt, sest me peame tema käske ja teeme, mis on temale meelepärast. Ja see on tema käsk, et me peame uskuma tema poja Jeesuse Kristuse nimesse ja armastame üksteist, nagu tema meile on käsu andnud. Ja kes peab tema käske, see jääb temasse ja tema sellesse. Ja sellest me tunneme, et tema jääb meisse sellest vaimust, kelle ta on meile andnud. Et see on jällegi huvitav, et ta nagu meie räägime, et usu Jeesusesse Kristusesse, me kuuleme seda kogu aeg. Aga siin ta lisab, et armasta oma venda ka. Et need kaks asja ta ütleb. Ta ei ütle ainult, et usu Jeesusesse Kristusesse, on ju. Ta ütleb, armasta oma venda ka, eks ole. Kasva venna armastuses. Ja miks venna armastuses? Sellepärast, et siis täitub Kristuse ihu kui tervikliku ihu nii-öelda eesmärk siin maa peal kogudusena. Kui sa armastad oma nii-öelda ihuliikmeid. Sest muidu on ju nii, et kui sul on oma keha, sa ju ei taha kohe ära midagi raiuda, mis on valutab või sa väga hoiad oma ihu, eks ole, ja tahad, et see terve oleks. Aga miks me siis käitume teinekord teistmoodi, kui tegu on inimestega, kes on õed või vennad. Me peame samamoodi tegelikult saama aru, et nad on Jumala silmis väga kallihinnaliselt ostetud. Ja kui me ei ole täis armastus nende vastu, siis Kristus ütleb, et Jumala armastus ja Jumala vaim ei saa olla meie sees niimoodi. See on väga tõsine asi, mille peale peaks nagu mõtlema. Kui ta isegi, ma ei ütle isegi, aga isegi nende kringlitega, eks ole, Jumal pani paika mind nagu poesabas, oleks sa näinud, kui pikk saba see oli, kus ma seisin nende kringlitega. Ma pidin otsast peale hakkama seisma. Panin oma raha kõik rosinate alla ja tuhk-suhkur ja kõik puha, eks ole. Aga pärast mul hea tunne. Sain aru, et issand tahtis seda. Issand näitas mulle, kuidas asjad tegelikult peab käima. Issand hoolib ka 21 Iraagi pagulasest, kellest enamus on moslemid, kes vihkavad Jeesust võib-olla. Ei pea teda Jumala pojaks, eks ole. Et selles mõttes see on hästi oluline. Nii et ma tahan kokkuvõtteks öelda, et head teod on head asjad, aga see ei ole peaasi. Kõrge moraaliga käitumine, kõik eeskujulik, hea inimene nii-öelda, näidata, et ma olen hea inimene, see ei ole peaasi. Sellepärast, et issanda tundmise vaim ei ole lihtsalt doktriin, see ei ole lihtsalt teadmine Jumalast. Kõik, mida me piiblist oleme õppinud, kõik kirjakohad pähe õppinud, see on kõik hea, see on suunanäitaja. Aga mis ütleb viimane kirjakoht? Mis ütleb Rooma kiri, 2. peatükk ja 28. Siin ta räägib küll juutidele, aga vahet ei ole, see samamoodi käib meie kohta. Ei ole ju juut see, kes seda on välispidi, ega ole ümberlõikamine see, mis sünnib välispidi lihas, vaid juut on see, kes seda on seespidi ja südame ümberlõikamine on vaimus, mitte kirjatähes. Niisugune saab kiituse mitte inimestelt, vaid Jumalalt. Et ma tean, et me oleme kõik erinevates kohtades oma kasvu ja usueluga, aga ühte asja me saame alati kõik teha ühtemoodi ja see, et me saame paluda, et Jumal puhastaks meid ja teeks meist viljakandva oksa. Et ta eemaldaks kõik rämpsu ja kõik selle, mis ei austa tema nime meie seest.
ja et me ei hakkaks armastama seda maailma, mida tegelikult kuulutatakse ette, et tuleb väga suur taganemine ja jahenemine, et see maailm surub ennast nii palju peale, et me tegelikult võtame omaks juba maailma standardeid ja igasuguseid mõtteviise, mida nagu ma sellest ei hakka täna rääkima, sellest ma räägin võib-olla mõni teine kord, aga väga paljud maailma mõtteviisid on imbunud ka kristlaste sekka, õdede-vendade sekka, koguduse sekka, et sa usudki tegelikult rohkem seda, mida siis ütleb selle maailma mõtteviis, kui seda, mida Jumala sõna. Et see oli ka see kirjakoht, mida ma lugesin Iskja kohta, et samamoodi, et sa vaatad välisele ja tundub, et noh, kas tõesti siis teised ei ole ju ka abi saanud ja miks mina peaksin saama abi. Aga see ongi nagu see, mis massiivselt hingevaenlane oma valedega meie peale pritsib kogu aeg, mis see oli hirm, kartus, uskmatus ja armastuse puudus. Ehk siis, kui sa palud oma palvekambris või teistega koos, et Jumal puhastaks sind ja näitaks sulle isiklikult, mis on need valdkonnad, kus vaenlane omab õigust. Võib-olla ta enam ei oma õigust, aga ma räägin, võib-olla mõne elus veel omab, eks ole. Et ta näitaks, kus vaenlane omab õigust sinu üle kontrollida, valitseda, rünnata sind, siis järjest, kui sa näed, Jumal hakkab sulle vaikselt armastuses näitama ja sa paned need uksed kinni. Sest kõige tähtsam on armastus. Piibel ütleb meile seda, sul võib olla kõik tunnetus, kõik prohvetisõnad, kõik asjad sul võib olla, aga kui sul ei ole armastust, siis on see, mis asi? Täpselt. Siis on see üks kummisev vask. Nii et prioriteedid peavad olema õiges järjekorras. Ei ole vaja rääkida kogu aeg tunnetusest, räägime ka armastusest. Sellepärast, et see on kõikide asjade võti. Kui sa armastad oma ligimest ja armastad oma Jumalast, siis sa ei eksi nende vastu. Ja isegi kui sul on midagi öelda, siis sa teed seda armastuses, sest ärge unustage, püha vaimu eesmärk on olla tunnistaja Kristusest, tunnistus Kristusest, eks ole, ja mis eesmärgiga, et ehitada üles kogudus, mitte lammutada. Püha vaimu eesmärk on alati ehitada, mitte lammutada. Kui keegi lammutab, siis see ei ole pühast vaimust. Kui keegi ehitab üles, siis see on Jumalast. Nii et see vili on see, mis peab tulema esile. Ja ärge vaadake nii tõsiste nägudega mind. Ma ise olen samasuguses protsessis kogu aeg, aga ma olen näinud, et Jumal ei vea kunagi alt, kui sa tõsiselt lähed tema ette ja palud, et tema sind puhastaks, tema näitaks, tema täidaks sind suurema armastusega ja sa saaksid osta rosinakringleid nendele, kellele sa muidu neid ei ostaks. Aamen.